Tere ilusat esmaspäeva! Täna olen valinud teemaks selle, kuidas me mitte keegi tegelikult ei taha olla vaesed või rahaga raskustes või ettevõtjana. Me ei taha mitte keegi olla ettevõtlusraskustes, klientide puuduses, ideede puuduses, mis iganes olukord on. Me keegi tegelikult ei taha seda. Ja ka suhetes. Me ei taha olla suhtes, mis töötab meile vastu nii-öelda, või siis me ei taha üldse, osad meist ei taha olla vallalised, on ju. Küsimus ei ole selles, kas me tahame või ei taha. Tegelikult me ju kõik tahame paremat, alati tahame paremat. Küsimus on lihtsalt selles, et me ei tea või siis me tegelikult mitte ei tea, vaid me ei mõista lõpuni välja, kuidas hoida või saada siis seda, mida me tahame. Ja just nimelt sellest mõistmisest ma täna sulle räägin, mida see päriselt tähendab. Sest et me väga paljud teame tegelikult, mida on vaja teha selleks, meil on olemas teadmised, aga meil ei ole seda mõistmist. Ja vot sellest ma just täna valisingi rääkida. Mida tähendab see mõistmine lõpuni välja? Inglise keeles on sõna awareness ja see awareness otse tõlkes tähendab nii-öelda teadlikkust, aga mina kasutaksin just selles kontekstis mõistmist. Vaata, kõige parem, ma arvan, on tuua jalgrattaga sõitmise õpe, eks. Kui sa oled väike laps, siis tuleb isa või ema, kes ütleb, et vot nüüd sa said jalgratta, nüüd ma pakun sulle, võib-olla sul oli see just see iha või desire või see soov, suur soov hakata rattaga sõitma, tundub sulle põnev. Nii. Nüüd, kui sul on see suur soov hakata rattaga sõitma, siis sa tahad seda, eks sa soovid seda. Nii, sa soovisid, võib-olla said omale ratta selle soovi peale, ja? Ja sa näed ennast selles pildis, et sa sõidad selle rattaga, eks. Nii, ehk siis sa usud, et sa oled võimeline seda tegema, ja? Nii. Hästi oluline, pane nüüd tähele, mis ma räägin. Sa usud, et sa oled võimeline seda tegema, eks. Sa tead ka, kuidas, sest sa oled näinud, jalad peaksid kuidagi niimoodi käima, on ju. Aga sul ei ole kehas seda mõistmist, kuidas see käib. Sa istud esimest korda sinna ratta peale ja sa tõenäoliselt kukud, eks. Kui paljud meist on ratta pealt maha kukkunud? Mina olen kindlasti lapsena korduvalt, eks, isegi juba natukene suuremana. Sest et meil ei ole seda mõistmist, seda kehalist tunnetust, kuidas käib ratta peal tasakaalu hoidmine. Just nimelt, we don't have the awareness how to drive bike. Ehk siis see awareness, see mõistmine on ülioluline siin, eks. Ja see on ka kehaline tunnetus just nimelt, kuidas see käib. Ja jalgrattaga sa algus hakkad, kõigepealt sa kobistad seal jalgadega, sa tasakaalu hoidma, lastel on reeglina see lenksu hoidmine või rooli hoidmine on üldse jumalad, keskenduvad jalgadele, on ju. Et nad ei vaata, kuhu nad sõidavad. Aga meil on kõrval mentor, kes meid juhendab, sest temal on olemas see mõistmine, just nimelt mitte ainult teadmised, vaid ka mõistmine, kuidas rattaga sõidetakse tõenäoliselt, ja? Et ta oskab sind suunata. Eks küsimus on see, et kas me siis kuulame või kuula. Aga mis sa teed selleks, et sul lõpuks tekiks see tunne, see tasakaal, see mõistmine, teadlikkus, kuidas rattaga päriselt sõidetakse, on ju? See tekitab sul ainult läbi katsetuste ja kukkumiste, eks. Ja iga katsetusega, iga kukkumisega sa saad mingi väikese sammu võrra edasi, on ju. Ja selle väikese sammu võrra on sul kas uudisimu, nii kui ma prooviksin ühe korra veel, on ju. Või on sul väga hea sihikindlus. Ma pean proovima veel, sest ma tahan selle endale, mul on ju see pilt, et ma sõidan selle rattaga, on ju. Ja sa usaldad, et ma harjutan, ma liigun sinna pool, lõpuks ma saan selle kätte. Sa usud endasse selles võtmes, eks. Ja sa lähed vaikselt edasi, ehk siis uudisimu või sihikindlus, on ju. Et kui ma teen selle ühe sammu edasi, on ju. Panin tähele, märkasin, progress on inimese parim motivatsioon, on ju. Ja lõpuks sa said
2 nii-öelda ringi tehtud jalgadega ära, on ju, ja siis sa said selle tunnetuse, kuidas seda lenksu hoida ja põmm, sa läksid, on ju. Ühel hetkel lasi isa või ema tagant lahti ja sa läksid, sa sõitsid selle rattaga. Natukene võib-olla ebalevalt, aga sa olid juba püsti, sa ei kukkunud pikali, on ju, ja sa sõitsid. Ja kui sa järgmine kord istud ratta peale, mis sul on? Sul on kogu keha mõistmine, kuidas selle rattaga sõidetakse nii, et ma ei kuku, on ju. Võib-olla harjutad, võib-olla trikke, kukud jälle vahepeal natukene, on ju. Aga sa tead, et sa lähed selga ja paned edasi, eks. Vot selline rattaga sõitmise näide on minu arvates ideaalne näide seda, mida tähendab mõistmine. Sa oskad minna sinna kehasse. Täpselt samamoodi, mina tegelen ratsaspordiga, hobustega on täpselt samamoodi. See on nii-öelda, me nimetame seda lihasmäluks, on ju, aga see ei olnud ainult lihasmälu, vaid see on ka siin see lihasmälu, on ju, et kuidas seda kõike hoida, eks. Et sa said ühe korra sinna hobuse selga, sa kukkusid maha, see ei tähenda veel see, et sul on lõpuni mõistmine. Sa saad küll enesekindlust selle protsessi käigus, et vot selle sammu ma sain tehtud, selle vändaringi ma sain tehtud, sul enesekindlus kasvab läbi selle teostuse, on ju. Kõige hullem, mida sa saad teha, on jätta pooleli, sest siis sa ei jõua sinna. On ju. Rattaga sõitmisel täpselt samamoodi, loobud, viskad nurka, mis seal taga tegelikult on, sa ei usu, et sa saad hakkama. Sa ei usu endasse. Sa ei usu, et see on sinu jaoks võimalik, et sa oled võimeline seda tegema. Eks? Mis puudutab raha, mis puudutab ärilist edu, mis iganes visioonid sul ettevõtluses, äris, vara kasvatamises, jõukuse mõttes on ju. Isegi kodu, isegi suhted, isegi sinu keha. See kõik, see protsess on sama, eks. Sul on nägemus, sul on visioon, kuhu sa tahad minna. Sa näed ennast selles pildis. Osadel meist on see küsimus, mida ma siis täiesti tahan, see on see, et ma ei ole osanud, ma olen ise lost, sest et ma olen nii-öelda käinud välise järgi, ma ei ole õppinud ennast kuulama, see on üks asi, kuidas ennast kuulata, eks. Et mida sa siis päriselt tahad ja võtta vastuse, sellest ma olen siin varasemates videotes ka rääkinud ja väga nii-öelda sügavuti me lähme selles teemas, ma olen piisav coaching programmis. Aga ehk siis sa hakkad ennast usaldama, mida ma siis päriselt tahan, et need ideed ja asjad, mis mul on, need on päriselt minu omad ja kuidas siis vahetada, kas see on minu oma või see on kellegi teise minu pähe pandud, et ka seal on agad, on ju. Kas ma usun, et ma olen võimeline seda tegema? Kas ma usun, et ma olen 2 küsimust inglise keeles on am I able, on kas ma olen võimeline, am I willing on hoopis midagi muud, kas ma olen valmis tegema kõik selleks, et minna sinna poole. Teadmata kuidas, teadmata, mis ette tuleb, on ju. Siin hakkavad need hirmud ja asjad mängima, eks. Aga kui me räägime rahalisest edust näiteks, sa soovid omale käibeid, sa soovid omale kasuminumbreid, sa soovid omale igakuist sissetulekut, see on awareness, see on mõistmine, kuidas hoida või jõuda sinna ja kuidas hoida sellist sissetulekut, eks. Kui sa sinna jõudsid ühe korra, see on ainult ühe korra, seda kukud alla tagasi, on ju. Kui paljud meist tegelikult pendeldavad üles-alla, 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 sest et lõpuni välja puudub see tasakaal, on ju. Kuidas ma lähen niimoodi, et ma ei kuku enam või kukun harvem, eks. Ehk siis see on mõistmine, kuidas hoida ennast kogu süsteemi, see on nii kehaline kui siin, on ju, sellel tasemel, on ju. Ma hirmutan teid ära, kasutatakse sõna sagedused, kes on võib-olla laiast maailmast, enesearengu maailmast sees, nii-öelda mõtte, vibratsioonid, sagedused ja nii edasi, et mina neid väljendeid väga ei kasuta, aga siiski on see sama see tunnetuslikult, see on kehaline kui ka nii-öelda mõtteviisiline. Et ma tean, kuidas hoida seda taset, ma tean, kuidas sellele tasemele jõuda, on ju. Ja niimoodi me läbi elu tegelikult kasvatame just endas seda mõistmist, kuidas olla lapsevanem, aina rohkem lapsi saad, seda enesekindlamaks sellel teel muutud, on ju. Kuidas olla äris või äritees, kuidas hoida jõukust, kasvatada varasid,
mis iganes näol sa neid siis kasvatad, on ju, see kõik on building awareness, ehk siis kasvatada seda mõistmist lõpuni, mitte ainult teadmisi, kuidas. Teadmised mängivad tegelikult üsna vähe rolli. Põhiline on see, et sa tegutsed ja läbi selle teo sul tekib kogemus, kuidas, on ju, sa oled kogenud. Ja siis sa koged selle saavutamist ja siis sa pead kogema ka selle hoidmist, on ju, et kuidas seda hoida. Ja see kõik on selle sinu olemuse, sa muutud inimesena, sa muutud targemaks, sa muutud enesekindlamaks, sinu usk endasse kasvab ja nii edasi. Ja mitte ainult endasse, vaid kui me räägime sellest, et ettevõte hakkab kasvama, siis kuidas sinu enda pealt, kui sa oled endaga jõudnud teatud kohta, siis sinu enda pealt kasvab enesekindlus olla juht, olla liider, on ju. Ja liidrina see ei ole enam, ei puutu asi sinusse, on ju, et sa suudad sellest kontrollist lahti lasta. Et väga paljudel ettevõtjatel on raha ja äriedu on seotud kontrolli vajadusega, mis on tegelikult trauma seal taga, on ju. Aga ehk siis ta ei ole usalduses, aga sa kasvad just nimelt see wise, being wise on jälle, see on kogu keha, süsteemi omadus, mitte see, et ma tean, vaid just nimelt ma mõistan ka seal taga, mis seal päriselt taga on ju. Et ikka jälle see rattaga sõitmine, sa koged seda terve kehaga, täpselt samamoodi on mingit taset ettevõtlus, ettevõtjana me kasvame aina küpsemaks ja me kogeme seda mingit taset. Ja kui sa oled seda kogenud, sa libised võib-olla korraks, nagu ma ütlesin, ratta ka, mingi vingerdus tuleb ette, võt seda kohta ma ei tabanud, sa kukud natukene alla, on ju, aga sa oskad ennast juba viia sellesse, et oot, ma hüppan tagasi selle ratta selga ja ma juhin seda äri sealt tasandilt edasi, on ju. Ja me kogu aeg küpseme niimoodi, me kasvatame endast seda mõistmist uuele tasemele, eks. Ja siis sul ongi niimoodi, et miks öeldakse, et kui jõukad lähevad pankrotti, siis nad tulevad paari aastaga väga kiiresti tagasi sinna, kus nad olid ennem, sest see on awareness. Jalgrattaga sõitmine on awareness, mõistmine, kuidas hoida seda taset, on ju. Nad võivad korraks tagasi kukkuda, aga nad ehitavad ennast uuesti ülesse. Ja see ei ole see, et ma lähen nüüd käin täpselt vaid ma ei tea, teen müüki või rabelen ennast segaseks, see on läbipõlemise muster ja nõudlikkuse muster. See tuleb hoopis teises kohas, see tuleb siit seest, eks. Ja vot seda ma tahangi sulle öelda, et me võime kukkuda, me võime rajalt kõrvale kalduda, aga pane endale tähele, sa oled juba mingi tasemel, ükskõik kus me oleme erinevates kohtades, sa oled mingil tasemel juba, on ju, ja sul on selle taseme mõistmine olemas. Nüüd on küsimus, mis on sinu järgmine tase. Ja tihti ka, et kui kiiresti me oleme kärsitud, kui kiiresti ma sinna saan sellele uue tasemele ja selle mõistmise siis enda jaoks selgeks nii-öelda. See sõltub sinust. See sõltub sellest, kui palju sa endasse usud, kui see sõltub sellest, kui palju sa oled, kui kiiresti sa oled võimeline nii-öelda avanema, vastu võtma, oma hirmud lahti laskma, eks. Selleks on posutööriistu, jälle ma olen piisav programm on selle jaoks parim, mida mina enda jaoks kasutan ka. Need tööriistad seal, mida teha siis, kui tuleb need situatsioonid ja see mida rohkem neid tööriistu just mõtteviisilises mõttes, kuidas oma aju ikkagi suunata mõtlema, mida rohkem sa neid kasutad, seda automaatsemaks see muutub ja seda kiiremaks muutub sinu vastuvõtuvõime, on ju. Sest sa suudad lahti lasta mingitest oma kontrollist, oma hirmudest, sa tead, kus need lood tulevad ja nii edasi, et sa lähed nagu edasi ja see eneseväärtus seal juures kogu aeg kasvab ja siis sa jõuadki ühel hetkel sellisele tasemele küpsuses, et see ei ole ainult sina, see kõik sinu visioon, sinu nägemus, see kasvab suuremaks kui sina. Ja siis sa oled valmis lahti laskma sellest mina teemast, mida meil on väga-väga palju. Me kõik toimetame suuresti selle ego pealt ja selle enesekaitse pealt ja siis me ikkagi tahame seda, kuna meil on enesekaitseprogramm peal, siis traumad seal all, siis me ikkagi tahame seda kontrolli hoida ja nii edasi.
Aga kui sa oled teatud küpsuses, sul on see mõistmine, siis sa toimetad, oled valmis võtma ka läbi teisi inimesi enda hulka, kui me räägime siin sellest, et kas sa tahad olla see üksi oma asjapulk seal ettevõttes, kellest kliendid 10 küünega kinni hoiavad, või sa tahad ikkagi kasvada ja läbi tiimi teha, vot siin tuleb see koht, on ju. Et kas sa oled küpse, et küpse selles mõttes mitte, et ma olen läbi küpse, vaid kas sa oled küpsuse tasemelt selles kohas, et mina isiksusena, ehk see ego on nagu valmis lahti laskma, et sa mõtledki tiimile, sa mõtled, kuidas aidata oma meeskonna inimesi, kuidas nemad edukaks teha, kuidas oma kliendid edukaks teha, siis ehk siis mina ise olen irrelevant siin selles nii-öelda süsteemis, mina lihtsalt näen seda nägemust, kuhu poole me tahame liikuda ja ma tean, et me siin, ehk siis see tugev usk seal taga, on ju, et mida kiiremini sa usud, mida rohkem sa usud enda võimekusse ja oled usalduses, seda kiiremini sa sinna liigud, on ju, seda kiiremini sa tood selle nii-öelda oma reaalsusesse, mida sa siis näed, on ju. Et see kõik taandub ikkagi meile, meie enesekindlusele, eneseväärtusele, usule, iseendasse ja tõesti see on see tööriistapagas, mis sul siin on ju, mida siis teatud kohtades kasutada, kui ego tuleb üles, intuitsiooni usaldamine, mis on tegelikult see, kuidas, mille läbi see kõige kiirem tee on ju. Seda ma olen ka siin videotes ja mentorprogrammis kunagi rääkinud, et kuidas on nagu GPS, mis viib meid, juhatab meid kõige kergemat ja kõige kiiremat viisi. Minu käest küsitakse palju, et palju ma kasutan intuitsiooni, aga nüüd ma juba räägin teist teemast. Ja kasutan seda kogu aeg. Mina lähtun oma sammudest ja otsustest väga palju sellest ajendatuna ja see aitab mul kiiremini otsustada ja püsida nii-öelda siis oma teel sihikindlalt. Aga mõtle selle mõistmise peale, mõtle selle just nimelt selle awarenessi peale, mis on sinu body and mind kogemus, on ju, mis taset sa endas hoiad ja kas sa oled valmis nüüd tegelikult mõistma ka seda järgmist taset, kuhu sa tahad jõuda. Seda pilti, kellena sa ennast näed tegelikult ja võtma see mina-pilt vastu. Ja vot see mina-pilt ongi siin just see, et see mina hoiab seda taset, tal on see mõistmine ja sa justkui elad nagu selles pildis. Mida rohkem sa elad selles mina-pildis ja näedki ennast sellisena, ehk siis su usk on vankumatult tugev ja enesehinnang seal juures, vot siis see on käes, on ju, siis elu hakkab sulle peegeldama seda kohta. Nii kaua ei ole, kui elu väline veel ei peegelda sulle seda reaalsust, siis järelikult on vaja veel endaga tööd teha, eks. Endaga tööd tegemisel pean ütlema edasi, et meiega on see lugu, et issand, Liina, kaua ma veel ühe selle asja taga jõuan. Meil kõigil on need mustrid olla, las olla. Tähtis on see, kas sa lased ennast nendel nii-öelda traumadel, nendel mustritel kontrollida või sa lähtud eneseväärtustamise aspektist ja eneseusust. Kui sa lõpuks jõuad sinna, et sul on täielik usaldus, sul on täielik see lõputu rahu iseendaga, see rahulik enesekindlus, siis vot see on nauding. See on nauding edasi liikuda ja see ei ole struggle liikumine, vaid see on tõesti inspiratsioonist, sellest progressist ja kõige selle pealt liikuma ja seal ei ole seda survet nagu distsipliinika kaasas või mis iganes, et seda valu peab, seda lõputut pushimist, mis meid tegelikult läbi põletab. Vot sellised mõtted sulle täna siia hommikusse, mõtle selle mõistmise peale ja tõesti kogu keha kogemus, eks. Jalgrattaga sõidama või mis iganes sinu jaoks on rulluiskudega, mis suusatamine, kõik see füüsiliselt on mõttes, või füüsilises mõttes on hea seda näidet tuua. Täpselt samamoodi on rahalagedega, eks, ja täpselt samamoodi on ärieduga, eks. Kuhu, aga kõik algab sellest, kuhu ma päriselt liigun, mida ma tahan ehitada, kuhu ma tahan jõuda, on ju. Ja see ongi looming, eks. Kõike kõige paremat sulle sellel nädalal ja
kohtume uuel nädalal jälle uute mõtetega ja mul on sulle varsti suuri uudiseid, põnevad, nii et mille kallal mina tööd teen ja ma ise olen väga õhinal. Nii et varsti teile näidata, mis toimub minu maailmas. Tšau, tšau!